Mis juhtus? Põlema läks midagi või? Need on eksklusiivsed kaadrid tänaseks juba 30 aastat tagasi aset leidnud tulekahjust Tallinna psühhoneuroloogia haigla toonases 3. ravikorpuses. Tulekahju sai algus 9. veebruari 1996. aasta hilisõhtul. Lilleküla komando mehed olid ühed esimesed, kes kohale jõudsid. Maja tagumine külg oli juba kergelt hakkas tuld tulema sealt tagant poolt. Ja siis võtsime positsiooni sisse ja esimesed juhad saatsime siit trepikojast ülesse. See suitsusukelduslüli läks ülesse ja asus kustutama. Aga hiljem siis ühesõnaga pidid poisid taanduma sellepärast, et kuumus ja vähene ressurss ei lubanud sinna jääda ülesse. Urmas Ojaste, kes siis tegi lisaks päästetööle kaameramehe tööd, sisenes samuti hoonesse. Alumistel korrustel hakkasid inimesed välja tulema. Alumistel, seda me ei märganud, me tegelesime oma asjadega. Aga üleval, kus meid juhatati, et inimesed on seal sees, sealt ei olnud mingit evakatsiooni, see oli teisel korrusel oli. Öeldi teile palju seal neid patsiente on? Algul ei öeldud meil midagi, sellepärast, et toimus kustutamine. Kustutamine kestis öö läbi ja see oli äärmiselt keeruline, kuna väljas oli üle 20 kraadi külma. Kuskil 27 kraadi oli külma, autod kippusid jäätuma ja veega tekkis probleem. Ei saanud enam hüdrantidest kustutusvett kätte, siis me pidime minema oma komandosse ja sealt siis tankima. Ja seal hiljem oli kuskil meetri kõrgune jäämägi oli Lilleküla komando selle veevõtu koha peal. Kõik masinad läksid sinna vett võtma. Minu selja taga on hoone, mis süttis tulekahjus juba 30 aastat tagasi ja see on psühhoneuroloogia haigla 3. osakond. 30 aastat möödub sellest tulekahjust, hoone on siin senini alles, täpselt sellisena, nagu ta 30 aastat tagasi jäi, aga see tulekahju ise oli pääsetele äärmiselt keeruline ja võib öelda päästeajaloo üks suuremate ohvritega tulekahju. No esialgu, kui mina sisse läksin ja filmisin, ma nägin neid inimesi voodites ühesõnaga, kellel olid käed kinni seotud ühesõnaga. Läksin kustutusmeeskonnaga koos sest mina andsin oma töö tegin ära, voolikud sai maha tõmmatud ja siis ma olin selle hetke nagu vaba ja jäädustasin selle. Ja siis, kes seal sees juhatas kustutustöid, ütles, et 9 inimest on voodites. Aga siis tuli käsk kergelt ära taanduda, aga 4 inimest õnnestus välja tuua, ühesõnaga juba, kes olid hukkunud. Ja siis aasta aega hiljem leiti 9. Haigla kuulub täna Põhja regionaalhaigla koosseisu ja nemad loodavad saada uue hoone rajamiseks vahendeid Euroopa toetusfondidest. Paldiski maanteel asuvaid hooneid selleks otstarbeks renoveerida ei ole plaanis.